Mulla struktuursus väljendab seda, kuidas mullaosakesed on grupeerunud erineva kuju ja suurusega agregaatideks ehk sõmerateks. Agregaate eraldavad üksteisest poorid ehk tühimikud. Hea struktuursusega muld on sõmeraline, piisavalt poorne, kus liiguvad hästi mulla vesi ja õhk. Suurema veemahutavuse tõttu ei ole struktuurses mullas taimed niivõrd ohustatud lühiajalisest põuast kui struktuuritus üksikteralises mullas. Seega mõjutab mulla struktuursus juurte arengut, seemnete idanemist ning taimede vee- ja toitainete kättesaadavust. Halvenenud struktuursusega muld on tihenenud ning vesi tungib mulda aeglaselt, mistõttu on need mullad eriti ohustatud ärakande ja erosiooni poolt. Peamised välised tegurid, mis mõjutavad mulla struktuursust, on sademed ja inimese tootmistegevus. Valesti ajastatud mulla harimine võib põhjustada struktuursuse halvenemist. Nii näiteks kuiva mulla harimisel agregaadid purustatakse ja struktuursus halveneb. Seevastu liigniiske mulla harimisel surutakse agregaadid kokku ja muld võib tiheneda. Samuti hävib mulla struktuursus liigse tallamise tagajärjel, kui kasutatakse raskeid masinaid või sõidetakse pidevalt sama rada mööda. Sellistel põldudel sademete ajal võib esineda pinnavett, mis viitab tihenemisele ja struktuursuse halvenemisele. Järgmisena näitame lähemalt 2 meetodit, kuidas anda hinnang mulla struktuursusele ja selle vastupidavusele lihtsaid vahendeid kasutades. Pannitestiga on võimalik hinnata põllul mulla struktuursust. Selle jaoks on tarvis vaid labidat ja jäika alust. Esmalt eemaldage pinnine 0–5 cm taimejuurtega läbi põimitud kiht. Seejärel kaevake mullast labidaga kuubik. Kukutage kuubik maksimaalselt 3 korda tahkele alusele 1 meetri kõrguselt. Suuremaid tükke võib vajadusel kukutada veel kuni 2 korda. Seejärel liigutage jämedamad osad ühte serva ja peenemad teise. Head tingimused on siis, kui suurem osa moodustavad peenemad agregaadid ja oluliselt suuremaid kokkukleepunud agregaate ei esine. Mõõdukad tingimused on siis, kui suuremad agregaadid võtavad kuni poole panni pindalast. Halvad tingimused esinevad siis, kui mullas on rohkem jämedaid, kõvasid tükke kui peenemaid struktuuriagregaate. Teine võimalus, kuidas hinnata oma mulla struktuuri, on määrata agregaatide stabiilsust vee suhtes. Sademete mõjul lagunevad struktuuriagregaadid mulla pindmises kihis, mille tulemusena muld tiheneb ja pinnale võib tekkida koorik. Agregaatide stabiilsus vee suhtes väljendabki mulla võimet vastu panna vee mõjutusele ning säilitada oma kuju. Agregaatide stabiilsuse määramiseks on vaja 1 liitrist purki või plasttopsi, 1 ruutsentimeetri suuruste avadega metallvõrku, vett ja õhukuiva mulda. Võrk tuleb asetada topsi peale ja täita see nii, et võrgu alumine osa jääb umbes 1/3 sügavusele topsi. Seejärel on võimalik anda hinnang oma mulla struktuuriagregaatide stabiilsusele. Tingimused on head, kui vesi topsis jääb läbipaistvaks ja topsi põhja on pudenud vaid mõned peenemad agregaadid. Mõõdukad tingimused esinevad siis, kui agregaadid purunevad, millest osa pudeneb topsi põhja ning vesi on kergelt hägune. Halvad tingimused esinevad siis, kui agregaadid lagunevad täielikult ja vesi on tugevalt hägune. Kui tahad teada lähemalt mulla struktuursusest, selle kujunemisest või klassifikatsioonist, uuri lisaks mulla ABC 5. osast.